Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Selles videos räägime aurustumissoojusest ja keemissoojusest ja siis teeme ühe ülesande nende peale ka. Ehk siis aurustumissoojus, kui sa tahad, et mingi vesi näiteks või mingi muu vedelik aurustuks, siis tal peab olema mingisugune piisavalt kõrge temperatuur, et ta oleks gaasilises olekus. Ehk siis mida soojem, seda suurema tõenäosusega on tal siis piisav energiakogus, et ta saaks siis olla gaasilises olekus. Ja aurustumissoojus lihtsalt näitabki seda, kui suur soojushulk tuleb sellele vedelikule anda, selleks et ta siis aurustuks või kondenseeruks. Vedeliku aurustumissoojust saab keemistemperatuuril nimetatakse keemissoojuseks. Ja oluline on see, et kui me mõtleme, et näiteks meil on 2-kraadine vesi, siis ilmselt läheb sinna ju rohkem soojust vaja selleks, et teda aurustada, kui näiteks kui meil on 93-kraadine vesi. Nüüd teeme ühe ülesandega selle peale. Aga ennemalt räägime sellest, et aurustumissoojuse jaoks aurustumissoojust me märgime tähega L ja tema ühik on džauli kilogrammi kohta. Ja valem, mida me kasutame selleks, et ülesannet lahendada, on soojushulk, võrdub siis see aurustumissoojus korrutada mass, ehk siis see aine, mida me aurustame, selle mass. Mida see valem ütleb meile on see, et eksisteerib mingisugune soojushulk ja eksisteerib mingisugune mass ja siis meil on see aurustumissoojus, ehk siis mis ta aitab meil arvutada on see, et kui palju energiat meil on vaja, kui suurt soojushulka meil on vaja, et mingisuguse massiga kogust vedelikku aurustada. Nii, aga teeme siis seda ülesannet ja ma kirjutan siia need valemid ka, mis meil olid. Ja siin meil läheb jälle vaja seda 2 valemit. Esimene valem on see, millest me äsja rääkisime. L korrutada M. Ja siis meil on see teine soojushulkaga valem. Soojushulk, kus meil on vee erisoojus, korrutada vee mass, korrutada siis muutustemperatuuris. Muutustemperatuuris ehk delta T. Kirjutan siia väikse sellise kraadimärgi selleks, et eristada, et tegemist ei ole ajaga, vaid tegemist on temperatuuriga. Nüüd, kui palju energiat on vaja, et aurustada 200 grammi 20 kraadist vett? Ehk siis paneme kirja andmed, mida me teame. Me teame, et meil on olemas 200 grammi vett, ehk siis meil on veemass on teada. Veemass on teada, see on 200 grammi ja me teeme selle 200 grammi ja teeme selle kilogrammidesse, siis me saame sellega arvutada, kilogrammi. Nüüd me teame, et see on 20 kraadi juures, ehk siis me teame, et vee temperatuur on 20 kraadi. Sellisust ütleme. Nii, ja siis meil on mingisugused konstantid, tabeli väärtused, mida me teame ka. Ma panen need siia kirja, sellepärast, et need on võimalik kõigil ise järgi vaadata, neid me ei arvuta välja, need lihtsalt on teada. Need on juba varem katseliselt määratud. Nii, ehk siis see on nüüd vee erisoojus, ehk siis kui palju on vaja energiat anda 1 kilole veele selleks, et selle temperatuur muutuks 1 kraadi võrra. Ehk siis tõuseks sellisel juhul on ju, kui me anname soojust juurde, energiat juurde. Ja siis meil on olemas aurustumissoojus. See on vee puhul, kui vesi on 100 kraadi juures, 2,3 korrutada 10 6. astmes džauli kilogrammi kohta. Ja märgake, et ma ütlesin, et see töötab siis, kui vesi on 100 kraadi juures. Ehk siis esimene asi, mis meil on vaja teha, on vee 100 kraadi juurde saamine. Ehk siis kui palju soojust on vaja või kui suur kui suur soojushulk vaja 100 kraadi juurde jõudmiseks. Ja siin me kasutame seda valemit. Ehk siis meil on vaja teada saada seda soojushulka, mis meil on vaja selleks, et jõuda veega 100 kraadini, et me saaksime seda ja seda valemit siin kasutada. Nii, mis meil selles on vaja? Meil on vaja vee erisoojust. Vee erisoojus meil on teada, see on see tabeli väärtus. Meil on vee mass teada, see oli ülesande tekstis öeldud. Ja temperatuuri muutus nüüd. Ehk siis me tahame, et see jõuaks 100 kraadi juurde. Ehk siis ütleme, et see lõpptemperatuur olgu 100 kraadi. Nii, ehk siis meil on 100 kraadi miinus 20.
ma kirjutan siia C-ga. Vot, ehk siis nüüd, mis meil on 4200 korrutada 0,2 korrutada 80. Ja nüüd kõige tavalisem matemaatika, lihtsalt arvutame selle ära. Saame 6700, saame 67200 džauli. Kui me tahame, võime selle kilodžaulideks ka teha, on natuke hõlpsam pärast arvutada, ma jätan ta praegu nii, nagu ta on. Nii, ehk siis see on see, et kui palju meil on vaja 100 kraadi jõudmiseks panna soojust siis veele juurde, kui palju energiat talle anda. Ja nüüd meil on vaja teada, ehk siis kui palju energiat, ehk siis kui suur soojushulk kulub nüüd selleks, et me jõuaks aurustumiseni. Ehk siis esimene samm oli see, et me jõudsime 100 kraadini ja nüüd me hakkame aurustama. Kui suur soojushulk kulub aurustamiseks? Ja nüüd me kasutame seda valemit siin. Ehk siis jällegi otsime soojushulka, soojushulk on Q. Nii, ja nüüd me teame, mis meil on antud, meil on aurustumissoojus. Õigemini võib ka öelda keemissoojus, sest see on 100 kraadi juures. On ju. Ja meil on teada veemass on jätkuvalt 0,2 kilo. Ehk siis nüüd jällegi kõige puhtam tavalisem matemaatika. Saame 460 000 džauli. Ja selleks, et leida nüüd lõppvastus, ehk siis lõppvastuse leidmine põhimõtteliselt, mis me tahame teha, nii siin oli Q1, siin oli Q2, ehk siis Q kogu, ehk siis kui palju energiat meil üldse läks kõige selle peale, et kõigepealt saada see 200 grammi vett, saada 100 kraadi juurde ja siis see 100 kraadine vesi ära aurustada. Tuleb liita kokku see esimene Q, ehk siis kui palju meil läks selleks, et saada 100 kraadist vett ja siis see teine Q, mis on see, et kui palju meil kulus aurustumiseks. Võt, ja kui ma need kokku liidan, kõige tavalisem matemaatika jälle, siis me saame 527 200 džauli. Ja kui me tahame, me saame selle teha kilodžaulideks tegemiseks, me lihtsalt jagame selle 1000-ga, samamoodi nagu meetritest tehes kilomeetreid. Täpselt sama mehhanism. Võt, me saame sellise vastuse. Ehk siis, kui küsitakse meilt, et kui palju energiat on vaja, et aurustada nii palju vett, siis me saame öelda, et see on see kogus energiat, mis on vaja, et aurustada 200 grammi vett. Kanali Patreoni toetajad saavad arvamust avaldada selles osas, mis videoid peaks järgmisena tegema ning samuti saavad näha kõiki minu videoid sellest hetkest, kui nad valmis saavad ning ei pea ootama, et need YouTube'i üles laetakse.